Ajakava muutus põhikooli lõpueksamite puhul, et kui varasematel aastatel põhikool on oma eksamirallit alustanud suvehakuga ehk siis juuni alguses, siis käesoleval aastal algavad põhikooli lõpueksamid aprilli keskel. No kas see teeb midagi noorte jaoks lihtsamaks ka või ma tean, et eesmärk on see ju olnud? Ja eesmärk on tõesti see, et enam ei peaks noored samaaegselt tegema ka sisseastumiskatseid järgnemisesse kooliastmesse, et koolid ehk siis gümnaasiumid või mõned teised kutseõppeasutused kasutaksid ikkagi sisseastumistingimustena põhikooli lõpueksami tulemusi. Kas põhikooli lõpetajatel tuleb ka kokku puutuda sel aastal näiteks e-eksamiga? Sellel aastal tõesti e-eksamite katsetused toimuvad ja teatud hulk sooritajaid ehk siis teatud hulk põhikooli lõpetajad käesoleval aastal seda saab teha. Kuigi see mitte kõik soovijad olid rohkem, kui me seda võimaldada suutsime. Selle aasta kevadel toimuvad esimese valimiga e-katseeksamid põhikoolides. Järgmisel aastal laienevad need kõikidesse koolidesse ning 2027. aasta kevadel teevad kõik põhikooli lõpetajad lõpueksamid e-eksamitena. Ilmselt ka seetõttu liigub eksamite infosüsteem 1. aprilliks Haridus- ja Teadusministeeriumist Haridus- ja Noorteametisse. Nii jääb eksamite korralduse tehniline tugi ühe ameti vastutada. Kuid kas see tagab ka süsteemi töökindluse? Ja nüüd küsimus, et mis garanteerib selle, et midagi ei juhtu, siis üldiselt tehnoloogiaga võib alati midagi juhtuda. Aga sellepärast me teda liigutamegi praegu endale ehk äripoolele või sisupoolele lähemale, et protsessi juhtimine ja otsustusvõimekus oleks kiirem. Et me saame kiiremini teha arendusi, kiiremini kontrollida, mis süsteemis toimub, nii et me püüame välistada kõik tõrked ja siiski näiteks tasemetööd on meil kõik ju ka praegu elektroonsed ja seal ei ole tõrkeid olnud. Eesti õppureid ootab ees ka PISA testimine, mis algab 31. märtsil. Maailmas suurimas haridusuuringus osaleb Eestist 206 kooli ja 7400 õpilast. Seekord me alustame 31. märtsil ja need on, kuna tavaliselt meil on olnud aprilli keskel see aeg, mille me alustame, aga sellel aastal on ju põhikooli eksamid mõnevõrra varem ette toodud ja sellepärast meie PISA test algab ka varem. Sõnum on see, et lihtsalt nautige seda testi, ta ei ole üldsegi nii keeruline, aga lihtsalt, et on vaja seda tõsiselt võtta ja ülesanded on väga põnevad ja huvitavad ja katsetage ennast. PISA testiga hinnatakse 15-aastaste koolilaste teadmisi ja oskusi funktsionaalses lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes. Eesti noored on testi alati suurepäraste tulemustega sooritanud, sarnast tulemust loodetakse ka sel korral näha.